Suzuki teema olnud igal näitusel täpselt samamoodi, aga seekord päris korralikult väljas. Jah, eks meie põhiuudis on nüüd uus Vitara. See on vana tuntud nimi. Ja see uus Vitara nüüd ei ole küll redelraami peal ja aeglustega nagu kunagi Eestis väga tuntud ja ka väga populaarne Vitara. Et ta on tänapäevases võtmes nii-öelda linnamaasturi põhjal. Aga võrreldes näiteks S-Crossiga on ta selgelt suurema clearance'iga. Tal on lühemad esi- ja tagaülendid, et ta on ka maastikukõlbulik. Muidugi ta on oluliselt maantee- ja linnasõidusõbralikum kui kunagine Vitara, sest eks nad ikka enamiku aja sõidavad ju tee peal. Aga Suzuki üllatab selles mõttes, et selles klassis enamikule konkurentidele ei saa isegi lisaraha eest selliseid asju, mis Vitaral on praegu näiteks lansseerimispakettidega juba põhivarustuses. Et siin on näiteks aktiivne püsikiirushoidja, ta kutsutakse DCC ehk Dynamic Cruise Control, siis ja paremal mudelil on näiteks LED esituled, rääkimata veel nahksisust ja navigaatorist. Ja Suzuki All Grip nelikvedu, kus saab siis juht ise valida 4 režiimi, võib valida siis fikseeritud nelikveo, talve hästi libedasse oludesse, snow režiimi, tavainimene võib panna lihtsalt auto asendisse, et auto ise toimetab ja mõtleb, millal on vaja isikvedu, millal nelikvedu ja on ka sportrežiim. Et need on osad selle klassi linnamaasturid, nendel ei saa isegi mitte ühelegi mootoriversioonile nelikvedu, nad ongi alati isikveolised. Suzuki pakub ka isikveolist hinnatundlikule kliendile, aga see nelikvedu on suhteliselt keeruline arenenud ja on aktiivsed püsikiirushoidjad ja LED-tulesid pakuti hiljuti alles autodele, mis maksid 2-3 korda rohkem. No meil oli seal väljas 2 sellist ideeautot ka, eks kõik autotootjad ideeautosid välja toovad. Et meenutas see üks ideeautodest väga Balenot. Panen ma mööda või on seal mingi sarnasus tõesti olemas? Ma ütleks, et sul on väga terav silm, et ametlikult ma seda veel välja ei ütle, aga tegelikult on tegu Baleno järglasega. See on selline 5-ukseline luukpara, mis on näiteks Swiftist oluliselt suurem ja ruumikam, et ta sobib ka hästi pereautoks. Ja see auto saab tegelikult olema meie turul juba selle aasta numbri sees ja see toob kaasa 2 päris suurt üllatust. Sellega lansseerib Suzuki ka oma turbomootorid. Sellele samale autole tuleb peale liitrine turbo. Selle mootori perega nimi on Booster Jet ja näiteks selle võimsam 1,4 versioon tuleb saadavale nii Vitarale kui ka S-Crossile. Aga teine suur uudis saab olema nimega SHVS, mis tähendab Suzuki keeles hübriidautot. Ja Suzuki on hübriide tootnud juba näiteks koduturul palju aastaid, aga see saab olema esimene hübriid Suzuki Euroopa turul. Ja ta saab siin olema juba aastas 2015. Ideeauto, ma isegi mäletan, mis selle nimi oli, M-tähega midagi, aga ta on selline kandiline ja mina ütleks, et siin ei ole nagu kahtlustki, et see on selline Jimmy tegelikult. No uuest Jimnist on ammu räägitud, aga siin sa nüüd natuke eksid, et see ei ole uus Jimny. Uus Jimny tuleb 1 aasta hiljem, aga siin on küll tegu ka autoga, mis saab ühe tuntud nelikveolise Suzuki nimi ja see on pigem võiks öelda, see on uus Suzuki Ignis. Et ta saab olema näiteks Vitarast või S-Crossist veidi väiksem, aga ta on kõrgema clearance'i suuremate ratastega ja siin on ikka rõhk maastikuvõimekusel. Ja ka see auto saab uue liitrise boosteri ja turbomootori, et ka nii pöördemomenti kui jõudu saab tal olema. Aga siin nüüd küll nii-öelda toodanguauto jõuab Eestisse aastal 2016, aga Suzuki tõi ta juba välja ja kellel on terav silm, see leiab siit disainist mitu vihjet Suzuki kunagistele menumudelitele, nii 60 aastatest kui ka 80-90-ndatest. Et tuuakse kasutusele vanad head tuntud nimed ega vanad head disaininipid.